Halloweenist ei olnud multifilmis üldse juttu, aga Terevisioonis küll on. Sellepärast, et kui me kõrvitsast loobume, kui seda lihtsalt ei ole, siis on võimalik ikkagi seda toredat püha ja päeva tähistada erinevate väga vahvate suupistetega. Tere hommikust, Pille! Tere hommikust! No sina oled nüüd küll fantaasia ikka väga hoogsalt tööle pannud. Ja kõrvitsad sellist suurt, millest teha seda kõrvitsalaternat täna ei ole. Ei ole, sest esiteks kõigil ei ole kõrvitsat ja teiseks kõik ei armasta kõrvitsat. Kuigi kui sa seda laternat teed, siis selle sisust saab ju suppi teha ja röstitud kõrvitsaseemneid. No jah, ära visata ju ei tahaks ja ei tohiks. Aga me teeme muid suupisteid siis. Aga me vaatame ennem sellepärast, et meil oli tegelikult ka üleskutse inimestele, meie vaatajatele, et milliseid toredaid suupisteid nemad teevad ja pildistatagu need üles ja saadetagu meile. Ja nüüd meil on selline väike tore saak juba olemas. Me saame sellele pilgu peale heita. No näed. Pulgakoogid. No näevad ju täitsa tore. Oi, värvitud martsipan. Vaata, kui tark sa oled. Ma just tahtsin küsida, millest see tehtud võiks olla. Värvitud martsipan, väikesed sellised toredad kõrvitsad. Väga armas kook. Kõrvitsakook. Aga kõrvits on ikkagi see, mis märksõnana toimib selle Halloweeni puhul hästi. Jah, et kui ta algselt on iiri-šoti väritolu, et seal algselt hoopis tehti kaalikates kujukesi või naeritest. Üldse mitte kõrvitsest. Jah, aga kui ta Ameerikasse see pidu nagu läks, seal ei olnud saada, seal aga kasvas kõrvitsad hästi palju ja siis on tulnud selline kõrvitsapidu suuresti. No 65% ameeriklastest üldiselt seda Halloweeni tähistavad, no päris pöörane. Päris tähtis püha, jah. Eestis kuskil 90ndate keskelt, aga vist tundub, et kas saab hoogu sisse või on pigem see suur hoog juba natuke vaibumas või? Ei, mulle tundub, et saab ikka hoogu sisse. Tegelikult eriti lastega pered, et alati on tore, kui sul on midagi sedasi tähistada, et midagi teha, et selliseid kõrvitsaid, kiisukõrvitsaid teha või midagi meistada, et see on alati tore idee. No igal juhul me ootame lisa, head vaatajad, kui teil on veel neid toredaid plaane, mis on teoks tehtud tänase Halloweeni tähistamise tarvis, siis pildistage üles ja saatke meie Facebooki. Aga siin olid juba mõned toredad suubistad ka näha, mis täna ka siin sünnivad. Ma ei tea, millest me alustame, neid on lihtsalt nii palju ja nii toredaid erinevaid. Seal oli näha ka need väga vahvad sõrmeküpsised, mida me täna ei tee, sest need olidki nii populaarsed. Nõiasõrmed. Need muuseas mulle pildi pealt meeldisid ka kõige rohkem, kui ma reedel vaatasin neid võimalusi ja variante. Need on väga... Nad on sellised vahvad ja tegelikult ju mõnus magus küpsis, sa sööd seda niikuinii. Aga natuke hirmu äratab vaadata, niimoodi kergelt õudust tekitab. Me neid reklaamisime juba eelmine aasta populariseerisime ja siis paljud ütlesid, keegi ei julenud süüa. Et olid pakkunud külalist, need olid väga kahtlevana, aga vaadanud. Aga meil on siin, me tegime väikseid viineripirukaid. Ja, need on juba valmis tehtud. Need on valmis tehtud. Et siin on siis võetud väike, lapsed alati armastavad viineripirukaid ja siin on siis nüüd kas pärmitainast või, ma näitan siin, et pärmitainast või siis pärmilehtainast on tehtud sellised ribad ja need on ümberdatud, need on nagu muumiad. Ja pandud siis väikesed nelgitupsud siia. Mina panin 2 nelgitupsu, iseenesest nelki keegi sedasi ei söö. Aga silmadeks sobib hästi ju. Sobib silmadeks hästi, aga siis enne söömist välja võtta või siis panna näiteks ketšupist ja sinepist väiksed silmatupsud sinna panna. Need väga alati populaarne. Saab teha pikematest viineritest, lühematest viineritest teha. Ja siis meil on siin... No need mulle meeldivad. Võin käega kohe katsu, hästi õrnalt. Need on suhkrumassist tehtud väiksed kummitused. Need on nii toredad, nagu Vaasalinna väikesed kummitused Karlssoni raamatust. Tegelikult muidugi Karlssoni raamatus olid valged kummitused. Väike kummitus Laaban on valge. Kõik, kes kummitusi näinud on, teavad, need on valged, aga ei olnud kohalikus kaubandusvõrgustikus valget suhkrumassi. Oli ainult roosad, et on sellise printsessi kummitused meil täna. No väga toredad, mulle need meeldivad, need printsessi kummitused. Ja see pallike käib siia sisse, et siis on... See fooliumi pallikene. Tegelikult jah, et sa rullid selle suhkrumassi rullid lahti, tuhksuhkrusel laual, lõikad tassi otsaga ümmargused kettad ja paned sinna tavalise joogikõrrega, teed silmaaugud sisse. Ja siis panedki selle fooliumi pallikese otsa, et ta hanguks, voldid selle peale, lased ära kuivata. Vormi niimoodi. See suhkrumassandud on siuke pehme. Ja, annab hästi vormida. Aga sedasi õrnalt panna, et see hästi ümmargus, sest ma suutsin panna mõned, ma ei saanud kätte, et hakkas murduma. Aga need on väga armsad ja tegelikult neid saab panna seal ka näidati ennem neid... Ma panen neid siia poole, siis on neid hästi näha. Saab panna pulgakoogi otsa, saab panna muffini peale kaunistuseks, et nendel on tegelikult täitsa lai kasutusvõimalus. Nii, no jõuludeni jõuad ka juba või? Mandariinid esimese. Jõulude ajal jõulud oleks ilmselt natuke maitsvamad mandariinid. Räägitusega natuke napukad veel. Aga need lapsed, kes ei saa kõrvitsaid süüa, et nendele me teeme sellised mandariinid, sellised väiksed toredad kõrvitsa, visuaalsed kõrvitsad minutavad ampsukesed. Puhas pettus. Täielik pettus.
Aga maitsvam igal juhul, lastele meeldib rohkem. Jah, no ja nad võivad siis sellerivarrekese alles jätta. Puhas pettus oleks see, mis nüüd levis internetis, et jagad olid siis nagu rooskapsa nupsukese, mis ju šokolaadi sisse kastetud. Et jagad neid kommi pähe lastele, kes... See on päris ootamatu maitse muidugi võib-olla. Ole hea, tee see petukõrvits valmis. Ma vahepeal räägin meie hea kolleegiga, RR-i korrespondendiga Washingtonis, Lauri Tankler. Tere, Lauri! Tere hommikust! No Ameerika on see kant, kus tegelikult seda Halloweeniga kõige rohkem tähistatakse. Juba statistikat täna ütlesin siin, et 65% ameeriklastest tähistab seda päeva. Erinevaid võimalusi kasutatakse. Kuidas see paistab välja seal koha peal olles? See paistab erinevates linnades muidugi erinevalt välja. Näiteks siin Washingtonis ehk siis suuremas linnas eelkõige on näha kostüümides täiskasvanuid, mitte isegi nii palju lapsi, sellepärast et lastel on rohkem toredam käia neid Halloweeni üritusi tegemas väiksemates linnades, eeslinnades, sellistes kohtades, kus ei ole väga palju liiklust ja et kus on põhimõtteliselt on sul võimalik saada näha ja jalutada ringi nende majade vahel, kus sa juba tead ja tunned inimesi. Aga jah, meil siin Washingtonis on rohkem jalutavad siin, pidutsevad noored, panevad ennast erinevalt riidesse ja kahtlemata üks suur osa sellest Halloweeni tähistamisest on ka majade kaunistamine, ehk siis inimesed panevad oma majade ette selliseid näiteks hauakive ja et igasuguseid luukeresid ja selliseid asju, nii et see on ka üks suur osa sellest, kuidas see välja paistab. Kõiki sellist, mis õudust veidi tekitab. Mismoodi Ameerika Ühendriikide presidendi valimised, mis kohe tegelikult ju finišeeruma hakkavad, kajastust leiavad seekord? Mismoodi presidendi valimised? Halloweeniga, jaa. Just, et ma mõtlen kostüümidest, kui me räägime. Ja, kahtlemata on siin inimesi, kes panevad ennast Donald Trumpi moodi riidesse ja panevad endale selle paruka pähe, et näha natukene selline välja. Aga mina näiteks ei ole neid liiga palju näinud siin, sest see tundub kuidagi liiga lihtne valik, et sa võtadki endale sellise nii-öelda pükskostüümi ja oledki Hillary Clinton valmis. Nii et mulle pigem tundub, et see ei ole ei naljakas ega hirmus ja et see täna sel korral ei pruugi olla väga hea mõte. Eelmine aasta muuseas 2015. siis, kui Donald Trumpi kandideerimist peeti natukene süksemaks nii-öelda nalja tegemiseks rohkem, siis oli neid Donald Trumpi kostüüme natukene isegi rohkem näha. Lauri Tankler, aitäh meiega telefonitsi ühinemas. Tõepoolest 65% ameeriklastest siis uuringu järgi tähistab Halloweeni ja tähistamise aktiivsuse ja intensiivsuse poolest on see jõulude järel siis teisel kohal. Aga nüüd on meil, näete, need on siis need valekõrvitsad. Mandariin ja natukene sellist toredat sellerilehte sinna juurde. Nii, aga veel ju sünnib üht teist. Need tunduvad kentsakad. Need on litšid. Litšid, nii. See on selline eksoodiline mari. Ja meil aeg-ajalt liigub need värskel kujul ka, aga vähem, aga need on nüüd konservitud siirupis. Mis maitse sellel on? Magus imal, aga väga meeldiv tegelikult. Me tegime puuviljasalatid paar päeva tagasi. Ja ta siin natuke nagu fantaasia korral, hea fantaasia, meenutab silmamuna natuke. No veidi, jaa. Ja siia pannakse sisse siis näiteks mustikas või jõhvikas. Mul on hetkel käe pärast siin hoopis oliiv, ma ei tea, kas meil õnnestub siia sisse pressida. No peaaegu. No näed. No juba päris efektne. Et võib panna näiteks joogi sisse, võib panna lihtsalt suubistena serveerida. Et tegelikult on selline mõnus amps. Munadest, mis saab? Munadest me teeme täidetud mune Halloweenilikkus võtmes. Täidetud munad Halloweenilikkus mõttes sünnivad siin televisioonis täna hommikul Pille käte all. Aga jää siia tööle, sellepärast, et meil on veel teised teemad, mis vajavad rääkimist, ehkki see Halloweeni teema on väga põnev ja kõik need suubisted, mis täna hommikul televisioonis siin koha peal sünnivad ja mis juba valmis on. Vaadake, milline tore valik. Nii et kõrvitsast 2, isegi 10 sammu edasi juba liigutud. Pille on praegu tegemas, ütleme niimoodi, tegeleb siin loomateadusega. Ei, see ei ole vist loom ikkagi, see on lülijalgne ju, kas ei ole? Kuidas need ämblikud on? Ämblik teisisõnu, jah? Ja siin on nüüd üks oluline asi. Nägime me ka enda televisiooni Facebooki lehel ämbliku pilte. Mis need olid? Ämbliku
Kas need mingid küpsised? Ei, need olid ka täidetud munad. Ka täidetud munad. Aga nüüd Pillel on nagu siin pöördumine. Selles mõttes, et teadus ja täpsus enne kõik, eks ju? Ämblikul on 8 jalga. 8 jalga, no kallikene. Kuidas sa said panna sinna alla 6? Iga laps naerab ju herneks ennast. Lapsed ju väga hästi teavad seda, et ämblikul peab olema 8 jalga kokku. Nii et selles mõttes tuleb tähelepanelikult jälgida ja iseenesest seda on ju väga tore ja lihtne teha. No tegelikult 6 mahuks paremini siia, sest need kitsaks läheb. Ja täpselt. Aga korrektsus huvides 8 jalga. Ma olen muuseas saanud oma vasakule käele nüüd ka ühe spetsialisti, kes on teinud neid samu Halloweeni ämblikke lisaks Pillele. Kas sa tegid 6 jalaga või 8 jalaga? Seda ma nii täpselt ei mäleta, aga ma olen teinud. 6 jalaga ämblik on siiski säästuämblik. See ei ole nagu õigesti, et ämblikul on 8 jalga. Nii nagu Pille täna hommikul väga teraselt ka märkis, peab olema 8 jalga sellel asjal. Ikkagi endiselt jään enda juurde see hirmus, iga ilmselt maitseb hästi. Väga hästi. Enne kui me meie retsepte räägime, siis ma tahaksin näidata Mariti loomingut. Marit, tohutu toiduga hirmutaja, tundub, et see ilmselt on täiesti professionaalne, palun väga, see otsast ära murtud käsi. See on, absoluutselt, see on ikkagi... Piparkoogid õigus. Ma ei tea, millest see tehtud. Ikkagi väikse luumurru kaudu on see asi nagu selgelt saavutatud ja mulle tundub, et keegi on siis see, kes on võib-olla selle päeva staar, siis juba ära kella, eks ju, sealt randa ümber. Aga see ei ole üldse veel kõik. Vaatame, palun sisikonna pilti. See on päris õudne. See näeb isegi juba nagu kergelt öeldes nagu päriselt isegi ka nagu vastik välja. Ehk siis ahju sisikond tegelikult väga lihtne. Need on ju need suitsuribi on seal natukene. Oota, aga mis see pea on? Vaat seda pead ma ei tunne ära. Sellest ma ei saa see on küll midagi väga sõg. Äkki see on ikka toores. Väga tõenäoliselt toores pea. Ja mis mulle ka veel meeldis oli? Tore oli pitsa. Pitsa oli ka väga tore. Pitsa oli siis selline muumia pitsa. Korraks ikka vilks. Tegelikult väga lihtne. Et see, mida täna hommikul mulle tundub, et Pille ka siin nagu viitab, et tegelikult neid asju teha on nagu lihtne. Tuleb lihtsalt tähele panna seda tooni natukene ja stiili ja sealt hakkabki tulema. Aga kes nüüd saab esimese pilgu siia laua peale heita, siis Pille siit alustame. Need on niisugused petukõrvitsed. Need on siis petukõrvitsed ja siin on kooritud mandariinid ja pandud väike varsseleri varrekesi otsa, mis peaks meenutama nagu kõrvitselehte. Et see on siis mõeldud neile, kes tahavad võib-olla gluteenivaba või vegan või lihtsalt sügest tervislikumat tampsud ja pea olema šokolaadikomm ja sai. Et need on sügused korvid mandarin ära, pistad selle siia sisse. Ja, aga need, kes tahavad gluteeni, siis üks selline muumia. Ja siin on meil siis väiksed muumia viineripirukkad lastelemikud. Siin on tehtud kas siis pärmitainas või pärmilehttainas peenikesed ribad, keeratud ümber nagu muumia. Mina panin siia väiksed nelgid silmadeks, aga need tuleks enne söömist välja võtta. Ja, nelgiga koos ilmselt ei ole nii hea, aga mul on üks ettepanek, mida võib silmade asemele panna. Üks toitlustusega seotud spetsialist on siiski kirjeldanud viineripirukat iirisega. Ja iirise tükid võiksid sinna sisse päris huvitavalt mõjuda, kui see on selline intensiivse maitsega. Mulle meenutavad küll nagu sellised ussikesi, peaks tunnistama. Aga sama hea. Jää enda juurde. Siin ma panin oliivitükikesed siin silmadeks. Või oliivitükikesed, väga hea. Nii, ja veel soolasest sampsudest on meil klassikaline täidetud muna. Peale on lõigatud kivita oliiv, on lõigatud pikuti pooleks, pool on pandud siis kehaks ja siis on lõigatud ülejäänud oliividest 8 jalga muna kohta või ämbliku kohta. Need oli sellised soolased tampsud, võib teha veel igasugused toredad tõesti neid pitsasid või just selline ämbliku väike kolli teema. Siis on, kui me need edasi oleme, 2 magusat on meil siin, on väiksed kummitused suhkrumassist. Need tuleks eelmise peale valmis teha, need kuivada. Rullid lihtsalt kergelt tuhksuhkrusel laual selle suhkrumassi või fondanti siis inglise keeles õhukselt lahti. Teed ümmargused kettad, kõrrega näiteks silmaaugud ja paned väikse fooliumi pallikese peale kuivama, et ta taheneks natukene ja siis saab ta nagu siis seest õõnes, et saab niisama süüa, saab panna näiteks muffini peale, saab panna pulgakoogi peale. Kaunistus kasutada. Ja kõige rohkem õõva tekitavad need silmamula mood ja asjandused ehk et kompoti litši ja natukene siis mustsõstart sisse, siis läheb selliseks. Meie pani mustsõstra, mis väga mõnusalt sedasi andis seda värvi välja, aga võib panna, kui panna oliiv, siis võib äkki isegi kokteili sisse panna. Aga võib süüa niisama, võib süüa kas või näiteks joogi sisse panna morsi sisse, mustsõstra morsi sisse või veeklaasi sisse, selline väike silmakene. Väga meeldib. Aga see eesmärk ongi, mis on salata. Ehk siis hingedepäeva eel siin klassikaline Ameerikast kõige rohkem ehk ilmselt lendu läinud siis kõigi pühakute päeva eelne laupäev ja Halloween teise nimega tuttav ja tuntud.